Jõudude tasakaal idarindel muutus 1942. aasta lõpus Nõukogude Liidu kasuks. Punaarmee lõi puruks Saksa väed Stalingradi lahingus ning sakslased pidid loovutama suure osa vallutatud territooriumist. 1943. aasta suvel saavutas Punaarmee tõrjevõidu Kurski lahingus ja läks uuesti rünnakule, murdes sakslaste kaitsest läbi. Rinde kesk- ja lõunaosas taandusid sakslased paremini kaitstavale positsioonile, mida tunti Pantriliini nime all. Järgneval sügisel ja talvel toimusid rasked lahingud. Punaarmee suutis mitmes kohas liinist läbi murda ja sakslaste kaitset nõrgestada. 1944. aasta alguses alustas Punaarmee suurt üldpealetungi, et sakslasi kogu rinde ulatuses Pantriliinilt välja suruda. Väegrupi Nord-sektoris oli Punaarmee eelnenud 2 aastal olnud passiivsem. Sakslased polnud sunnitud Pantriliinile taanduma ning suur osa väegrupist seisis endiselt Leningradi all. Punaarmee kavatses saksa vägesid 2 tiivalt haarata ning nad hävitada. Seejärel plaaniti nõrgalt kaitstud Pantriliin läbi murda. Pealetung algas 14. jaanuaril. Punaarmee murdis läbi sakslaste välikindlustustest ning seejärel suunas oma väed läände. Nõukogude väed lähenesid Narvale. Suurem osa Punaarmee vägedest suundus lõunasse, et taganevad sakslased ümber haarata. Ülejäänud vägede ülesandeks sai läbi murda Pantri kaitseliinist Narva jõel. Esialgu ei suutnud saksa väed kaitseliini Narva jõel täielikult mehitada. Kõige nõrgem oli kaitse Narvast põhjas ja lõunas. Punaarmee kavatses jõe ületada kummalgi pool linna ning meredessandi toetusel Narva sisse piirata. Narvast põhja pool suutis Punaarmee jõe läänekaldale luua ainult 2 väikest sillapead. Lõuna pool oli rünnak edukam. Punaarmee murdis kaitse kergesti läbi ja liikus põhja suunas. Peagi jõudsid nad maastikuliselt soodsa kaitsepositsiooni Sinimägede lõunaservale, kus sakslased suutsid rünnaku peatada. Samal ajal püüdsid nad meredessandiga maabunud vägedega sakslasi ka põhja poolt haarata, kuid sakslased hävitasid dessandi kiiresti. Punaarmee tõi kohale lisajõud, et rünnakut idasuunas laiendada, ent sakslased olid jõudnud selleks ette valmistuda ja uued rünnakud ei andnud tulemust. Olemasolevate jõududega oli Punaarmeel Narva vallutamine võimatu. Paralleelselt oli Punaarmee arendanud pealetungi Leningradi alt lõuna suunas. Nad jõudsid välja Lämmijärve äärde ja tegid katse luua sillapea järve läänekaldal, aga see hävitati peagi. Punaarmee laiaulatuslik pealetung ohustas aga sakslaste ühendusteid. Ohu vältimiseks otsustasid sakslased tõmmata oma väed Pantriliinile. Punaarmee peamiseks eesmärgiks sai Pantriliini läbimurdmine. Otsustav löök anti Narva all, kus Saksa kaitseliin oli juba osaliselt läbi murtud. Pealetungi toetamiseks tehti märtsi alguses õhurünnak mitme Eesti linna vastu. Narva rindele olid jõudnud ka eestlastest koosnevad väekoondised. Sakslased paigutasid Narvast põhja pool kaitsele 20. Eesti SS diviisi. Punaarmee 8. Eesti laskurkorpus jäeti Narva rindelõigu tagalasse ja pidi lahingusse saadetama pärast Narva kaitseliini lõplikku läbimurdmist. Sel ajal, kui Punaarmee uueks rünnakuks valmistus, likvideerisid sakslased sillapead põhja pool Narvat. Ka uue rünnakuga ei suutnud Punaarmee jõe läänekandlal kanda kinnitada ning pealetungi ainus tulemus oli Narva sillapea kokkusurumine. Lääne pool Narvat proovis Punaarmee Sinimägesid vallutada tugevate tankiüksuste toetusel, ent see ei õnnestunud. Narva rinde lõunaosas ründas Punaarmee üle jõe ja laiendas oluliselt sealsed sillapead. Rinde keskosas lõi Punaarmee saksa üksused puruks ja murdis rindest läbi. Sakslased koondusid rindkaitsesse, Punaarmee keskendus nende hävitamisele. Sakslased kasutasid pausi Punaarmee edasitungis abivägede kohale toomiseks, millega neil õnnestus sisse piiratud tugipunkt vabastada ja rinne uuesti kindlustada. Selleks ajaks oli Narva rindelõiku koondatud palju saksa vägesid. Sakslased otsustasid nüüd ise peale tungida, et Punaarmee tagasi üle Narva jõe suruda. Nad lõikasid ära Punaarmee väed läänepoolsel eendil ja likvideerisid seejärel otserünnakuga idapoolse eendi. Punaarmee oli sunnitud oma üksused kaitseks ümber grupeerima. Sula alguses riskisid sakslased suurema rünnakuga, kuid edu ei saavutanud. Alanud teede lagunemise aeg katkestas suuremad sõjalised operatsioonid. Sellega lõppes Punaarmee talvepealetung idarinde põhjaosas. 1944. aasta suveks koostas Punaarmee uue plaani. Kõigepealt plaaniti sisse piirata ja hävitada väegrupp mitte rinde keskosas. Seejärel kavatseti viia rünnakud üle väegrupi Nord vastu, suruda see Läänemerre ja lõpuks hävitada. Punaarmee rünnak algas 22. juunil. Paljud saksa üksused piirati sisse ja hävitati. Seejärel liikus Punaarmee edasi ning lõikas ära ka ülejäänud saksa üksused. Sakslastel polnud nüüd enam jõudu Punaarmeed tagasi hoida. Punaarmee laiendas oma suvise pealetungiga väegrupi Nord vastu. Sakslased ei suutnud nõrgenenud vägedega rinnet hoida ja olid sunnitud taanduma.
peagi murdis Punaarmee Saksa rinde uuesti läbi ja jõudis Läänemere äärde, katkestades väegrupi Nord maismaaühenduse Saksamaaga. Juuli lõpus alustasid Punaarmee üksused rünnakut Narva rindel. Suurem osa talvel ja kevadel Narva rindele koondatud Saksa vägedest oli juuliks saadetud tõrjuma Punaarmee läbimurdeid lõuna pool. Osaliselt astusid nende asemele 1944. aasta mobilisatsiooniga Saksa sõjaväkke kutsutud eestlased. Vägede vähesuse tõttu otsustasid sakslased Punaarmee rünnaku korral Narva maha jätta, et rindejoont lühendada. Punaarmee pealetung kavatseti peatada Sinimägedesse rajatud kaitseliinil. Punaarmee 24. juunil alanud pealetung sundis sakslased Narva rindelõigult tagasi tõmbama. Järgmisel päeval purustas Punaarmee massiivse tulelöögiga osa kaitseliinist Narva jõel ja ületas jõe. Sakslased jätkasid taandumist ja kuigi osa nende üksusi lõigati ära ja piirati sisse, suutis enamik võtta sisse uued positsioonid Sinimägedes, mille tuumikuks olid 3 tugevalt kindlustatud küngast. Punaarmee tõi lahingusse värsked jõud ja hõivas tugiala idapoolsel künkal. Järgmisel päeval saavutas Punaarmee künka üle täieliku kontrolli. 3. päeval hõivati ka keskmine küngas, ent õhtuks vallutasid sakslased selle tagasi. Järgnevatel päevadel käis keskmine küngas korduvalt käest kätte, kuid Punaarmee ei suutnud positsioonist läbi murda. Sel ajal ründas Punaarmee ka teistes rindelõikudes. Kõige edukam oli pealetung rinde keskosas, kus sakslased oma positsioonidelt tagasi suruti. Pärast 2 nädalat lahinguid leidis Punaarmee, et Narva all ei ole tõenäoline suuremat edu saavutada ja hakkas saatma siit üksusi teistesse rindelõikudesse. Augusti keskpaigas saabus Narva rindele vaikus. Samal ajal surus Punaarmee väegrupi Nord ülejäänud osi endiselt mere poole. Rinde keskosas suutsid sakslased suuremaid läbimurdeid vältida ja tagasi tõmbuda. Uut rünnakut rinde põhjalõigus ei suutnud nad aga tõrjuda. Punaarmee murdis sakslaste rinde läbi ja liikus kiiresti lääne suunas. Sakslased suunasid nende vastu oma viimased reservid ja peatasid läände suunatud rünnaku. Põhjasuund jäi aga katmata. Punaarmee liikus ainult napi vastupanu kohates edasi, jõudis Tartu alla, vallutas linna ja lõi sillapea Emajõe põhjakaldale. Sakslased tõmbusid väikese Emajõe taha ja tõid ühtlasi Tartu rindele abivägesid, kelle hulgas oli ka Soomest saabunud Soome poistest koosnev 200 rügement. Sakslased peatasid Punaarmee pealetungi ja surusid vastase suures osas tagasi üle Emajõe, aga ei suutnud tagasi võtta Tartu sillapead. Punaarmee väed olid liiga välja kurnatud, et pealetungi jätkata. Selle aja jooksul olid sakslased suutnud taastada maismaaühenduse väegrupp Nordiga ja valmistasid oma vägesid välja tõmbama. Samal ajal tegi Punaarmee ettevalmistusi uueks pealetungiks. Selles pidi osa võtma ka Eesti laskurkorpus, mis toodi Emajõe rindele. 13. septembril uus pealetung algaski. Väikesel Emajõel suutsid sakslased vältida suuremaid läbimurdeid ja tõmbusid lahingukorda hoides tagasi. Kummalgi pool suurt Emajõge olid rindel vastakuti eestlastest väeosad. Siin murdis Punaarmee kohe pealetungi alguses Saksa rindest läbi. Punaarmee kiirustas põhjasuunas, et ära lõigata Narva alt taanduvad Saksa üksused. Nad jõudsid kohale enne sakslasi ning neil õnnestuski osa taanduvatest üksustest ära lõigata ja hävitada. Seejärel seadis Punaarmee eesmärgiks suuremate sadamate hõivamise, et takistada Saksa vägede evakueerimist meritsi. Sel ajal üritasid Eesti rahvuslikud jõud taastada oma riiklust, kuid neil oli puudu sõjalisest võimekusest ja see katse suruti kiiresti maha Punaarmee poolt. Punaarmee okupeeris suurema vastupanuta Mandri-Eesti lääneosa ja valmistus tungima saartele. Eesti saared, millel pärast Soome sõjast lahkumist oli tähtis roll Läänemere põhjaosa kontrollimisel, sooviti võimalikult kiiresti vallutada, et sakslased ei jõuaks neid kindlustada. Saarte hõivamine anti ülesandeks Eesti laskurkorpusele. Laskurkorpus maabus Muhus ja vallutas saare ühepäevase operatsiooniga. Seejärel hõivati Hiiumaa. Pärast lühikest ettevalmistust maabus Punaarmee ka Saaremaal ja hakkas sakslasi tagasi suruma. Nad taandusid Sõrve poolsaare suunas, kuhu oli rajatud mitu kaitseliini. Seal õnnestus neil Punaarmee rünnak peatada. Sakslaste kaitsest möödumiseks proovis Punaarmee osa üksusi kaatritel ja pargastel dessandina kaldale saata, ent need löödi puruks. Väegrupp Nord oli vahepeal sattunud uutesse raskustesse. Punaarmee andis sellest lõuna pool tugeva löögi. Saksa põhijõud olid alles taandumist lõpetamas ega suutnud kiiresti reageerida. Punaarmee liikus edasi ja jõudis Läänemereni, lõigates Saksa väed taas kord ära. Sakslased kindlustusid Kuramaa poolsaare tipus ja kavatsesid oma sealsete positsioonide toetamiseks ka Sõrve enda käes hoida. Sõrve poolsaarel murdis Punaarmee läbi ühest Saksa kaitseliinist ning seejärel teisest.
Siis aga saatis Saksa väejuhatus Saaremaa läänerannikule raskeristlejate lahingugrupi, mille suurekaliibriliste suurtükkide tuli peatas Punaarmee rünnakut sakslaste 3. kaitseliini ees. Selleks, et tulejõudu võrdsustada, koondas Punaarmee Sõrve poolsaarele suure hulga oma raskesuurtükiväge ning alustas 18. novembril uut rünnakut. Punaarmee murdis välja poolsaare kitsast kaelast ja proovis sakslased käigult merre suruda. Sakslased suutsid raskeristlejate toetusel siiski Punaarmee rünnaku korraks peatada ja kasutasid tekkinud pausi, et oma väed laevadele laadida ja lahkuda. 24. novembril vallutas Punaarmee Sõrve lõunatippu. Sellega olid suuremad Eesti saared Punaarmee käes. Viimasena võttis Punaarmee enda kontrolli alla Ruhnu saare, kus maabuti 19. detsembril. Sakslased olid selle juba varem maha jätnud. Punaarmee võttis väegrupi Nord Riismete vastu Kuramaale ette mitu pealetungi, millest võttis osa ka Eesti laskurkorpus. Sellele vaatamata jäid Saksa väed Kuramaale paika kuni Saksamaa alistumiseni 1945. aasta mais.